Pea pooled Eesti avaliku sektori asutustest rakendavad tehisaru igapäevatöös. Pea pooled eestlased kasutavad igapäevaselt tehisaru. Numbrid näitavad, et tehisintellekt on saanud suureks osaks eestlaste elust. Kui ma ei saa materjalist aru või teema on segane mulle, siis ma alati küsin tehisaru abi ja küsin nii romalaid küsimusi, kui ma saan temalt. Kuni on selge. Ja kui palju sa siis seda usud, mis sealt kõik välja tuleb? No kui ta ajab niisugust tarka juttu minu arust, siis ma ikka usaldan, aga kui ma ei usalda, siis ma ikka küsin talt üle, mis allikaid ta kasutab ja kus need lingid on. Kui mul on mõni küsimus, siis tekib kiusatus kohe küsida tehisarult, et kiiresti küsimus sisendada, saab kiirelt vastuse. Aga ka siin, nagu igal pool, kehtib vanasõna, usalda, aga kontrolli. Tehisarul on alati valeinformatsiooni ja sellepärast ongi alati kontrolli info üle, mida sulle siis lahendus annab. Et sa võid kirjutada seda viipa või prompti, ehk siis seda käsklust lahendusele väga hästi, aga see ei taga, et seal ei tule vale väljundit, ehk siis see kriitiline mõtlemine, faktikontroll. Ükskõik, mis idee pähe tuleb, tehisaru annab kiire lahenduse. Inimene ise ei suuda nii kiiresti näiteks andmeid kokku korjata ja analüüsida, tehisaru teeb seda palju kiiremini. Me ise kasutame hangete loomisel selle asemel, et hankeid nullist ise koostada, saame koostada dokumendid vastavalt siis etteantud mailidele. Teiselt poolt ettevõtted täna koostavad hankeid ise, kasutatakse turunduses, kasutatakse eelnõude koostamises, kontrollis. Tõlkimises näiteks tänapäeval enam niimoodi nullist ei tõlgita ju, et võtan paberi ja hakkan otsast tõlkima, et praegu on väga palju sellist masintõlget ja on inimesi, kes kasutavad seda väga pimesi ja tõlkimisel tegelikult tehisaru võib ka teha meeletult palju vigu, ja siis on teised inimesed, kes on ehitanud väga mitu erinevat tehisarusüsteemi, kes siis üks tõlgib, teine kontrollib, kolmas kontrollib veel, neljas parandab, ma ei tea, keelt ja nii edasi ja sealt tuleb nagu väga kvaliteetne tulemus. Kas tehisaru on abiks või asendab hoopistükkis tulevikus teatud ameteid? Näiteks toitumiskavad, treeningkavad, sisekujundajad. Tehisarule võib soovid kirja panna ning vähese hetkega on tema poolt loodud kavad või ruumiplaanid. Ma arvan, et üks osa on see, et sa saad sellise väga üldise kava, aga lõpuks võtame näiteks toitumine või trenn, väga personaalne ja tihtilugu ei ole küsimus olnud ju selles kavas, neid kavasi on olnud alati aegade algusest on võimalik kätte saada, aga küsimus on, kuidas sa seda rakendad, see läheb sinu elustiiliga kokku ja ma arvan, et seda aspekti, et keegi vaatab üle, kohandab tegelikult või siis näiteks jõusaalis üks asi, mis harjutusi sa saad teha, aga teine on, milline on see õige tehnika, et ma arvan, et selline inimfaktor jääb alles. Väga tihti, kui öeldakse, et tehisaru tuleb ja võtab meie tööd või meie ameti, et siis tegelikult tehisaru ise ei tule ja ei võta mitte midagi ära, et tegelikult tulevad teised inimesed, kes oskavad seda tehisaru kasutada hästi ja edukalt ja nemad pigem võtavad, et siis võib-olla praegu on just selline kiire õppimise aeg, kus inimesed, kes veel mõtlevad, et mida ja kuidas teha ja pigem kardavad, et siis võib-olla natukene tasuks ikkagi vaadata, et mida see tehisaru suudab ja mida ta ei suuda. Rääkides tehisintellektist ei saa ka üle ja ümber erahuvide ja avalike huvide vahelisest tasakaalust. Ühest küljest me ühiskonnana tahame, et tehisaru räägiks eesti keelt ja selleks on vaja väga palju eestikeelseid andmeid talle treenimiseks sisse anda. Ja teisest küljest on täiesti mõistetav autorite soov säilitada kontroll oma andmete üle ja samuti isikuandmete juures säilitada inimeste kontroll enda kohta käivate andmete üle. Lõppkokkuvõttes on tehisaru nagu papagoi. Ta korrutab seda, mida inimesed talle infona sisse on söötnud ning kes tehisintellekti nutikalt kasutab, sellel võib ta elu lihtsamaks teha. Siiski ei tasu kunagi enda kainet inimmõistust täielikult välja lülitada.